Läbirääkimised ebaõnnestusid. Sõda USA ja Iraani vahel on taas puhkenud ning mõlemad pooled võitlevad kogu oma jõuga. Iraani president Masoud Pezeshkian ütles 20. juulil, et tema riik on nüüd täiemahulises sõjas ning sõjaga kaasnevad kaotused. USA on kahjuks kandnud kaotusi Iraani rünnakute tõttu. Need kaotused ei jää vastuseta. Iraan ületas USA silmis andestamatu piiri, rünnates Ameerika õhuväebaasi. Režiim arvas, et võib tulega mängida, kuid USA tõi kaasa tõelise põrgu, minnes halastamatusse vastulööki, mis näitas Iraani režiimile, et kõik nende katsed USA'd hävitada saavad 10-kordse jõuga vastu. Vägivaldne nädalavahetus jättis USA leinama, kui mitu selle sõdurit hukkus Iraani rünnakutes. Kõige rängem rünnak toimus USA õhuväebaasis Jordaanias, kus Iraani rakett suutis läbistada baasi õhutõrje. CBS Newsi teatel viitab rünnaku videosalvestus täppis ballistilise raketi kasutamisele, mis jõudis kohale peaaegu ilma ettehoiatuseta. Sõdurid tormasid varju otsima, kui rakett, mida näib olevat saatnud Shahidi ründedroonid, alla kukkus. See rünnak oli teine järjestikune, mille Iraan oli Jordaania baasi vastu korraldanud, ning 4-5 päeva jooksul, mil Iraan oli sihtinud USA vägesid Jordaanias. Nendes rünnakutes on saanud vigastada 10 sõdureid. 2 hukkunut on nüüdseks tuvastatud. Leitnant Tyler James Fian, kes oli 25-aastane, ja reamees Isabella Gonzalez, kes oli vaid 19-aastane. Mõlemad teenisid Mufax Salti õhuväebaasis, kus nad kuulusid USA armee õhutõrje suurtükiväe rügementide koosseisu. Rünnaku järel avaldas USA välisminister Marco Rubio, et kuigi Ameerika õhutõrjesüsteemid olid töös, ei olnud neist siiski piisavalt, et peatada raketti, mis kahju põhjustas. Me tulistasime peaaegu kõik raketid alla, ütles Rubio, lisades. Üks lipsas siiski läbi, tabas valesse kohta, ja see on traagiline ning südantlõhestav. Varsti pärast seda tabasid USA'd veel mitmed tragöödiad. Põhja-Iraagis suri 3. sõdur pärast seda, kui ta osales katses lõhkemata Iraani ründedroon kontrollitult õhku lasta. Plahvatuses sai vigastada ka teine sõdur. Meil on juhtunu kohta vähe üksikasju peale selle, kuigi Rubio kommenteeris samuti, öeldes, nad kõrvaldasid laskemoona ja selle protsessi käigus juhtus õnnetus ning nad said viga. Me oleme lihtsalt tänulikud, et meil on sellised kangelaslikud ameeriklased vormis teenimas meie riiki. USA president Donald Trump avaldas samuti kaastunnet öeldes, meil on väga kahju, aga teate, need suurepärased inimesed, need suured patrioodid võitlevad selle nimel, et Iraan ei saaks tuumarelva. See 3 surmajuhtum on esimene USA teenistujate seas viimaste kuude jooksul ning need näitavad, et sõda USA ja Iraani vahel on taas eskaleerunud. New York Timesi andmetel on USA kaotanud selles sõjas nüüdseks kokku 16 sõdurit. BBC sõnul on see number suurem, ulatudes 17-ni, kuna juuli alguses kadunuks jäänud USA mereväe piloot kuulutati surnuks, kuigi tundub, et seda surma pole ametlikult kinnitatud. USA leinab endiselt oma 3 sõduri kaotust. Siiski lubas riigi administratsioon pärast Iraani viimast rünnakut Muzaffar Salti õhuväebaasi vastu midagi muud, karistust. Ja see karistus viidi täide raevuka tulejõuga. See näitab Iraanile, et ehkki neil võib õnnestuda mõni ballistiline rakett Ameerika õhutõrjest läbi hiilida, ei suuda nad kuidagi takistada USA'l saata 10 omaenda rakette, pomme ja kõike muud, mida USA soovib kasutada otse Iraani mandriosale. 19. juulil teatas AP News, et USA sõjavägi 5 päeva jooksul läbi rea laastavaid õhurünnakuid, et kiiresti karistada Iraani režiimi Ameerika sõdurite surmade eest. Need rünnakud olid küll kättemaks, kuid samas ka taktikaliselt läbimõeldud. Need, nagu ka kõik muu, mida USA on viimastel päevadel teinud, olid mõeldud selleks, et nõrgendada Iraani kontrolli Hormuzi väina üle. Kui väin on avatud, liigub sealt kaudu umbes 20% maailma naftatarnetest sinna, kuhu neid vaja on. Kuid pärast seda, kui Iraani ja USA vaheline sõda taas lahvatas, on väin taas blokeeritud, kuna Iraan kasutab asümmeetrilisi taktikaid, et muuta Hormuzi väina läbimine tavalise kaubalaeva jaoks liiga riskantseks. Enamik Ameerika kättemaksulööke toimus Siriki piirkonnas, mis asub Hormuzi väina ääres, muutes selle tõenäoliselt droonide ja kiirkaatrite stardipaigaks, mis muudavad Hormuzi väina läbimise võimatuks. AP News teatab, et Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA väidab, et esimestest rünnakutest anti teada umbes kell 01:30 kohaliku aja järgi ning need toimusid lõunapoolses Hormozgani provintsis. Hiljem toimusid rünnakud Bandar Abbasis, kus asub suur mereväebaas, mida režiim kasutab Hormuzi väina kontrollimiseks, ning Hajabadis, mis asub samuti Hormozgani provintsis.
Tundub, et USA ründas ka kohta Keshmi saare lähedal. Keshmi saar asub Hormuzi väinas ja selle kohta liiguvad kuulujutud, et seal asub tohutu maa-alune raketikindlus. PBS annab rohkem teavet selle kohta, mida USA sihtmärgiks võttis. Teatati, et USA keskväejuhatus sihtis oma kättemaksulainates jälgimispunkte, sõjalise logistika infrastruktuuri, maa-aluseid relvaladusid ja merelisi võimekusi. Arvatakse, et USA rünnakud tabasid nii elektrijaama kui ka soolavee magestamise tehast Hormuzgani piirkonnas. Viimane neist oli väga sihitud rünnak. IRNA väidab, et nende rünnakute tagajärjel on 10 000 inimest nüüd joogiveest ilma jäetud. Keshmi saare lähedal toimunud rünnak oli samuti suunatud soolavee magestamise tehasele, kuna näib, et Ameerika kättemaksuleek on laienenud strateegiaks, mille eesmärk on lõigata Islami revolutsiooniline kaardivägi IRGC ja Iraani sõjavägi elutähtsatest ressurssidest ära. Bandar Abbasis hävitasid ameeriklased silla ja 2 tunnelit. Need rünnakud on takistanud liiklust elutähtsasse baasi. Iraan on samuti tunnistanud teisi rünnakuid elektritaristu vastu, kuigi ta pakkus vähe lisateavet peale selle, et väitis, et Ameerika rünnakud viimase 3 nädala jooksul on tapnud vähemalt 50 inimest ja vigastanud üle 500. Selline ongi kättemaks. Kui Iraan kavatseb rünnata USA õhuväebaasi ja tappa Ameerika sõdureid ballistilise raketiga, siis USA vastab nii massiivse tulevihmaga, et see haarab endasse mitu Iraani piirkonda. Ja kättemaks ei piirdunud sellega. Neile rünnakutele järgnes veel rünnakuid 19. juuli ööl vastu 20. tähistades 9. järjestikust päeva, mil USA pommitas Iraani oma ülekaaluka õhuvõimuga. Sirik oli taas sihtmärgiks, nagu ka Tabrizi, Yazki ja Chabahari linnad, teatab Al Jazeera. Jällegi oli eesmärgiks Iraani haarde lõdvendamine Hormuzi väinas ning USA sõjavägi kommenteeris, et nende eesmärk on vähendada Iraani sõjalisi võimekusi, mida kasutatakse kaubalaevade ja väina läbivate meremeeste ründamiseks. See rünnakute seeria toimus vahetult enne selle video loomist ja meil ei ole veel täielikku teavet selle kohta, mida USA täpselt hävitas. Senised raportid märgivad, et vastavates linnades nähti ja kuuldi plahvatusi ning Iraani hajutatud õhutõrje püüdis vastutuld anda. Tõenäoliselt tuleb peagi rohkem teavet ja poleks üllatav teada saada, et USA sihtis samu logistilisi ja energiarajatisi, mida ta ründas ka oma esialgses kättemaksurünnakus. Me lõime neid täna öösel taas väga tugevalt ja tegime seda tõenäoliselt 3 suure patrioodi auks, kuulutas Trump pärast Ameerika rünnakuid. IRGC-l on raske vastu vaielda, kuna Iraani režiim peab taas kord läbi kammima rusud, mis on jäänud sihtmärkidest, mille USA on edukalt hävitanud. Kuigi ütlus ütleb, et kättemaks on roog, mida serveeritakse kõige paremini külmalt, on USA valinud teise lähenemise. Tuli on Ameerika jaoks parim kättemaks. Seda on nii palju, et Iraan on sunnitud kahetsema, et nad üldse Ameerika sõdureid tapsid. Siiski teab igaüks, kes on jälginud Iraani sõda alates operatsiooni eepiline raev algusest kuni viimaste rünnakuteni üht asja. See konflikt on kaugel lõppemisest. Võib-olla. Sõda Iraaniga on olnud pidev muutuste Ameerika mägedel sõitmine, kuid küsimus jääb, mis saab edasi? Anname sellele küsimusele peagi mõned võimalikud vastused. Aga enne kui me seda teeme, see on sõjasaade. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on selleks ideaalne aeg. Ja kui soovid olla kindel, et näed meie uusimaid videoid kohe, kui need avaldatakse, siis ära unusta vajutada teavituste kella. Me saame oma vastused selle kohta, mis võib edasi juhtuda, jagada 2 kategooriasse. Vahetud ja tulevikku puudutavad. Lähitulevikus on kummaline kombinatsioon juttudest võimalikust rahust ja samal ajal selgest eskalatsioonist, mida näeme mõlemal poolel. Sky News teatas 20. juuli raportis, et USA ja Iraani vaheliste läbirääkimiste vahendajad on väidetavalt edastanud Iraani režiimile ettepaneku 10-päevaseks relvarahuks. Selle relvarahu idee näib olevat anda mõlema poole läbirääkijatele aega, mida nad vajavad, et liikuda tagasi millegi sarnase poole, nagu oli ajutine kokkulepe, mille USA ja Iraan saavutasid juunis. See kokkulepe peaks tegelikult kehtima. Tegelikult oleme alles umbes poole peal sellest 60-päevasest perioodist, mis pidi juba andma läbirääkijatele veidi hingamisruumi, lisaks Hormuzi väina liikluse taastamisele. Iraan on samuti kinnitanud vahendajatelt saadud sõnumite kättesaamist, kuigi selle välisministeerium keellus üksikasjadesse laskumast. Kuid diplomaatia võib siiski aeglaselt edasi liikuda, isegi kõigi nende vastulöökide keskel. Ja see võibki olla parim viis kirjeldada seda, mis Iraanis praegu toimub. Iga kord, kui Iraan ründab, vastab USA ja vastupidi. Iraani ühine sõjaline juhtkond on juba riikliku meedia vahendusel öelnud, et igasugune ahnus, survestamine, totalitarism või jõhkrus USA poolt saab vastuseks hävitava reaktsiooni. Samuti näib, et Iraan kavatseb selle ähvarduse teoks teha, olgu selleks siis rünnakud USA baaside vastu või teiste vaenlaste või Pärsia lahe riikide vastu.
Iraan on juba uuesti rünnanud Iraagis, kus ta saatis 19. juuli varahommikul drooni Kurdistani Vabaduspartei baasi pihta. See droon vigastas 8 inimest. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei on samuti hoiatanud, et USA saab vastulöökide eest mõned unustamatud õppetunnid. Khamenei nimetas ka Trumpi allkirja mis tahes lepingutel või relvarahu dokumentidel väärtusetuks ja kehtetuks, kui ta kritiseeris varasemaid USA rünnakuid, mis tema arvates rikkusid juba kehtinud 60-päevast kokkulepet. Võiks see jätta muljet, et vahendajatel, kes püüavad lõpetada viimast pingete tõusu Iraani ja USA vahel, oleks palju lootust. Tõepoolest, Hormuzi väin, mille pärast see võitlus suuresti käib, on taas suletud. Nii USA kui ka Iraan on teinud teateid blokaadide kohta. USA väidab, et peatab Iraani laevad, samas kui Iraan ütleb, et sihib väinas kõiki laevu peale enda omade. Rubio on süüdistanud Iraani Hormuzi väina kasutamises mõjutusvahendina. Tal on õigus, kuid puhtalt sõjalisest vaatenurgast on raske Iraani selles süüdistada. Kontroll Hormuzi väina üle võimaldab Iraanil tekitada nii palju kaubanduslikku kaost, et teised riigid hakkavad avaldama Ameerika Ühendriikidele survet sõja lõpetamiseks. Sellele vastukaaluks julgustab Rubio ka teisi riike suurendama survet Iraanile, nii Ameerika Ühendriikide toetamiseks kui ka selleks, et aidata kaubalaevadel väinast läbi sõita. Ameerika Ühendriigid teevad ja jätkavad kõige vajalikku tegemist, et kaitsta ülemaailmset laevandust, kuid teised riigid peavad hakkama samuti panustama, olgu selleks siis tehnika või rahalised vahendid, et aidata seda koormat kanda, kuulutas Rubio. Kas sellele üleskutsele vastatakse, on veel arutluse all. Teised riigid ei aidanud USA'd sõja varasemas etapis tema kitsikusest välja ja tõenäoliselt ei anna nad ka nüüd sõjalaevu. Nafta hinnad tõusevad samuti, kuigi nad pole veel jõudnud üle $100 tasemeni barreli kohta, mida nägime operatsioon Eepiline raev esimestel nädalatel, liiguvad hinnad sellele suunas. Pärast USA kättemaksurünnakuid tõusis naftabarreli hind korraks üle $90, kuid langes peagi tagasi kõrgete 80-ndate kanti. On raske näha, et hind palju madalamale langeks, kuni see vastastikune löökide vahetus jätkub ja Hormuzi väin jääb kaubalaevade jaoks liiga riskantseks. Ja lasaks kõigile neile vahetutele probleemidele on saanud täiesti selgeks, et Iraanis ja selle ümbruses tegutsevatele USA sõduritele kasvab oht järjest suuremaks. Me ei ole näinud sellises ulatuses surmasid nii lühikese aja jooksul, alates sõja esimestest nädalatest Iraanis. Ning tundub tõenäoline, et Iraan suurendab oma drooni- ja raketirünnakuid, kui USA jätkab rünnakuid mandril ja Hormuzi väinas asuvatele rajatistele. Kahjuks tähendab see, et 3 surmajuhtumit, mis vallandasid USA vasturünnaku hilisel nädalavahetusel ja kuni 20. juulini, ei jää tõenäoliselt viimasteks. Iraanil on veel rakette. Iraan on võimeline tootma 1000 droone kuus. Ja nagu me nägime Iraagis, võivad need droonid olla ohtlikud isegi siis, kui need on alla tulistatud. See hõlmab sõja võimalike järgmiste sammude vahetuid aspekte. Aga mis saab tulevikus? Palju spekuleeritakse selle üle, et sõda võib tulevikus eskaleeruda, mis näibki olevat suund, kuhu asjad liiguvad, arvestades Iraani ülemjuhi avaldust, et Trumpi allkiri ei ole väärt paberit, millele see on kirjutatud, ning 60-päevase kokkuleppe kokkuvarisemist poole peal. USA näib kindlasti valmistuvat pikemaks lahinguks. 19. juuli raportis avaldas UNET, et viimastel päevadel on Iraani ümbrusesse koondatud USA vägesid, kuna hävituslennukid ja tankimislennukid on saabunud Iisraeli. Sama väljaanne teatab, et Pärsia lahe piirkonda on paigutatud veelgi rohkem USA vägesid. Ja kuigi Iisrael ei näi olevat selles viimases pingete kasvus otseselt osaline, võib see olukord hetkega muutuda. Kuna USA vahevalimised on tulemas, soovib Trumpi administratsioon hoida võitluse kontrolli all, kuid me näeme juba, kui raske see saab olema, sest lahingud hakkavad juba kontrolli alt väljuma. Tundub tõenäoline, et näeme veelgi tugevama jõu koondumist, kui Iraan viib läbi veelgi rohkem vastulööke. Lisaks meenutage kommentaare, mida vahendasime Massoud Pezeshkianilt kohe video alguses. Iraani president usub, et tema riik on nüüd sattunud täiemahulisse sõtta, mis tähendab, et retoorika muutub üha teravamaks ning Iraan ütleb, et praegust olukorda käsitletakse valitseva režiimi jaoks elu ja surma küsimusena. Kuhu see sõda edasi liigub, jääb veel näha. USA-l hakkavad õhutõrjeraketid ja kaugmaamoon otsa saama, nagu uudistest teatatakse, mis saab olema probleem, kui Ameerika kavatseb jätkata sama strateegiaga nagu seni. Õhurünnakuid tuleks kas vähendada, et vältida varude ammendumist, või peaks USA täiendama oma õhurünnakuid teiste meetmetega, võib-olla ka maavägede saatmisega, kui Pezeshkianil on õigus ja konflikt areneb täiemahuliseks sõjaks. AA viitab sellele, et USA vähemalt kaalub intensiivistamist. Väljaanne kajastab Iisraeli avalik-õigusliku ringhäälingu Kan väiteid, mis teatas 19. juulil, et nimetamata Iisraeli ja USA julgeolekujõud olid Kanni teavitanud, et tulemas on veelgi rohkem. Mida see tähendab, saame teada alles tulevikus. Mis puudutab Iraani naaberriike Pärsia lahe piirkonnas, siis nemad on valmis rohkemaks segaduseks.
Tegelikult kogevad nad seda juba praegu. USA baas, mida Iraan ründas, asus ju Jordaanias. Iga riik, mis jääb Iraani droonide või rakettide ulatusse, eriti need, kes on mingilgi moel USA liitlased, teavad, et rünnakute arv kasvab. Iraan saab USA-le otseselt haiget teha, sihtides Ameerika baase Pärsia lahe riikides. Samuti saab Iraan avaldada USA-le survet, rünnates nende riikide energiarajatisi ja muud infrastruktuuri, kuigi selline lähenemine peaks olema väga kaalutletud. Kui Iraan läheb liiga kaugele, võivad teised Pärsia lahe riigid tunda sundi USA-ga sõjas liituda. Iraani eesmärk on neid riike piisavalt tugevalt tabada, et nad survestaksid USA-d uuesti läbirääkimisi pidama. Kuveit, Saudi Araabia ja Jordaania on juba pihta saanud ning see on alles algus, kui sõda jätkab eskaleerumist. Mis puudutab väljapääsu, siis on raske näha, kust see võiks tulla. Kas selline võimalus üldse eksisteerib? See ongi peamine küsimus, eriti kuna väljapääs, mis tundus olemasolevat, on kokku varisenud. USA loodab jätkuvalt, et tema rünnakud suurendavad Iraani režiimi majanduslikke raskusi nii palju, et see on sunnitud alla andma. See režiim on varem näidanud, et jätkab võitlust ja kogu tema retoorika viitab sellele, et ees ootab suurem võitlus, kui me seni näinud oleme. See loodab, et tema mõju Hormuzi väina üle sunnib USA-d taanduma. Mõlemal poolel on nõudmised, mida teine pool ei näi olevat valmis vastu võtma. See ongi probleemi tuum. Niikaua kui Iraanil on mingisuguseidki tuumaambitsioone, näib, et USA ründab. Kui USA jätkab rünnakuid, siis Iraan ei hakka läbi rääkima ja alustab selliseid rünnakuid, mis algselt USA kättemaksu esile kutsusid. Üks asi on kindel, mitte miski pole kindel. Tundub, et mõlemad pooled usuvad, et suudavad teisest kauem vastu pidada. Ja kuigi USA on juba oma kättemaksuga maa tasa teinud, pole Iraan murdunud. Siiski võib Iraani režiimil olla veel üks ootamatu probleem. Samal ajal kui USA eskaleerib, koguvad kurdi armeed jõudu ja on juba alustanud rünnakuid Iraani mandriosa vastu. Nüüdseks on olemas 5 sellise armee koalitsioon ja laiemas võib olla ees ootamas. See muudaks kõike, sest kui kurdid survestavad, tekiks Iraani režiimil probleeme nii maal kui õhus. Kas see sisemine rahutus võiks olla Iraani režiimi hukatus? Saate teada meie videost ja kui teile see video meeldis, siis võtke paar sekundit, et vajutada tellimisnuppu ja vajutada teavituskella, et näeksite meie järgmist uuendust. Taas süttinud sõjast USA ja Iraani vahel ja nagu alati, aitäh vaatamast!